30. mail algab Tour of Estonia, mis on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu UCI kalendrisse kuuluv profiratturite velotuur. Mitmeid nimekaid rattureid Eestisse toov velotuur sai alguse eelmisel aastal, kuid koosneb seekord 3 päeva asemel 2 päevast. Juba esialgsetest plaanides ei olnud meil enam Viimsi etappi, mis eelmine aasta Tour of Estonia avas. Küll oli meil eesmärk avada proloogiga 2014 aasta Tour of Estonia vanalinna tänavatel sõidetava medalistartiga, aga kahjuks rahalised võimalused sellel aastal on nii kesised, et ei võimalda seda esimest võidusõidupäeva seal vanalinnas teha. Ja sellel põhjusel siis jäävad kavva eelmise aasta tuuri teine etapp ehk Tallinn-Tartu, tavapäraselt siis mööda Piibe maanteed kulgev võidusõidurada ja Tartu linnas sõidetav Tartu GP, mis on siis Tartu linna ringi peal, 12,5 kilomeetris ringi peal, kus sõidetakse 150 kilomeetrit. Hetkeseisuga siis on stardijoonel oodata 13-14 meeskonda, kellest siis 2 on Pro kontinentaaltaseme võistkonnad, 7-8 kontinentaaltiimi ja siis 4 rahvuskoondist. Ja Pro kontinentaalidest on siis esindatud Rusvelo Venemaalt ja Sissi Polsat, kes siis mõlemad on sellel aastal väga tugevalt kevadistel võidusõitudel esinenud, et kui siin Polsat on suhteliselt stabiilne võistkond varasematel hooaegadelgi olnud, siis sellel aastal on väga eredalt nende ridades Lebel Lään, vanameister, esile tõusnud ja ka Rusvelo mehed on päris mitmetel sõitudel olnud vägagi nähtavad tegelased. Eelmisel aastal võitis Tour of Estonia Eesti rahvusmeeskonda esindanud Cofidise rattur Gert Jõeäär. Sel aastal on aga Eesti meeskonna varunimekirjas ka Tanel Kangert ja Rein Taaramäe. Kui Kangerti tulemine Tour of Estonial on hetkel kahtlane, siis Taaramäe tuuril osalemine on reaalne. Rein Taaramäesse puutub, siis tema nüüd lõpliku eisena kindlasti veel ei ole ütelnud, aga seal sõltub päris palju sellest, et kas siis tiim käseb tal osaleda jälle Tour of Estonia nädala lõpul toimuvatel Prantsuse karikaetappidel või antakse tal vabad käed ja siis ta saab Eesti koondise vältvides Eestisse sõitma tulla. Aga kindlasti on kohal eelmise aasta Tour of Estonia võitja Gert Jõeäär Cofidisest ja siis talle sekundeerivad siis U23 koondise nooremad mehed nagu Mihkel Räim, Oskar Nisu ja teised. Kas hoopis Taaramäe võiks olla sel aastal Jõeääre asemel koondise liider, kui Taaramäe siiski Eestisse võistlema peaks tulema? Ma väga ei usu, et ilmselgelt Gertile on sellise profiiliga sõidud rohkem konti mööda kui Reinule. Kuigi 1. juunil sõidetav SEB 33. Tartu rattaralli ametlikult Tour of Estonia arvestusse ei kuulu, on see traditsiooniliselt saanud kohaks, kus rahvasportlased ja harrastajad koos profiratturitega joonele asuvad. Tavapraktika on olnud see, et kõik Tour of Estonial varasemalt siis Tartu Tallinn GP-del osalenud profiratturid või eliitratturid enamuses osalevad ikkagi ka rattarallil koos harrastajatega. See asjaolu on kindlasti tõstnud rattaralli nii sportlikku taset, aga samas ka sellist atraktiivsust ja kordumatut võimalust andnud harrastajatele ikkagi maailma tippkarussellis liikuvate ratturitega koos stardijoonele asuda ja mine tea, mõnedel võib-olla ka koos õlg õla kõrval nii mõnedki 10 kilomeetrid läbida.